is how I feel right now. Tere hommikust või lõunat. Minu nädal on alanud täiesti kohutavalt. Ma olen nii haigeks jäänud. Ja nüüd mul on nohuga tulnud ja ma ei tea, kust ma siukse haiguse nüüd üles korjasin endale. Oi. Hommikul kirjutasingi tööandjale, et ma ei tule. Ja vaatan, ma arvan, et ma homme ka ei lähe. Tõesti, super vastik olla. Ma just võtsin nüüd ühe paratsetamooli sisse, et oma peavalu natukene leevendada. Ja täna mul on voodirežiim, binge-watchin, YouTube'i ja that's it. Asjad koos ja nüüd ongi kohe lennujaama poole minek. Oh my god. Ja ongi aeg selle koduköhi vaisti jätta. Okei, rendiauto on antud. Nüüd ootame taksot ja siis ongi lennujaama poole minek. Täitsa uskumatu, et see karata teema siin saabki läbi. Ja tervise osas siis ma olingi 2 päeva täiesti palavikuga maas. Mul tegelikult praegu ka ei ole ikkagi kõige parem olla. Nagu palavikku enam ei ole, aga lihtsalt siit on kõik kuidagi kinni ja hingata on väga raske. Rääkida on ka väga raske tegelikult, sest õhk lihtsalt ei käi läbi. Tundub väga armas ja pisike lennujaam, aga lähme vaatame kohe sisse. Ma tellisin endale just teed, istume lennujaamas. See on hästi pisikene lennujaam, aga väga viisakas ja korralik. Ja nüüd on mingi pool tundi aega ja siis läheb lennuk. Lend kestab kuskil 2 tundi ja Perdis on nüüd hästi külm. Seega ma panin kõik oma mingid paksemad asjad, mis mul olid. Panin selga ja jõuame Perti mingi 9 läbi natuke õhtul. Ja siis taksoga edasi tädi juurde, sest et mul tädi siis elab Perdis ja siis saab tema juures ööbida. Igal juhul, jah, ma loodan, et lend läheb kiirelt, mõnusalt. Praegu on küll kõik väga hästi nagu sujunud. Ma ei tea, kas mind üldse kuulda on, sest et mul on endiselt nagu midagi väga loppes. Aga näeme juba Perdis. Jõudsime Perti kohale. Mul viimased 10 minutit niimoodi hakkasid kõrvad valutama. Mul on ühe korra elus, kui ma kunagi Inglismaale lendasin, siis mul räigelt hakkasid kõrvad valutama. Terve lennureis. Ja nüüd hakkasid lõpus ja nagu niimoodi, et siit täiesti tagant ka kael kõik nagu siuke terav valu lõi. Õnneks oli ainult natuke aega. Ja nüüd mul on siiamaani kõrvad jumala lõpus veel. Ootame nüüd põhimõtteliselt taksot ja Perdis on mingi 13 kraadi praegu. Seega ma olin valmistunud, et ma külmatan siin, aga praegu on, tundub väga okei. Ja homme peaks tulema kuskil 20 kraadi päike. Nii et ei olegi täitsa talv. Tere hommikust. Täna on... Mis päev täna on? Kolmapäev? Neljapäev. Tere, täna on neljapäev. Ma tunnen ennast juba veits paremini, kuigi mul on ikkagi siuke väga nasaalne hääl ja mul on kõrvad ikka täiesti lukus eilsest lendamisest, aga ma ise tunnen ennast hästi. Natukene käib õhk veel nagu raskelt läbi, aga muidu palavikku enam pole ja sain juba täitsa nagu normilt magada ka. Nii et lähme täna toimetame natukene ringi ja vaatame, kuidas see päev siis kulgeb. Mitte, et ma väga palju hingata saaks, aga Karatas oli õhuniiskus väga kõrge ja Perdis nüüd ma tunnen, et siin oleks nagu kinda nagu Eesti õhk
et nii palju parem on hingata, kuigi ma ei saa oma ninaga väga palju hingata, aga ikkagi nagu kuidagi sa tunned, et õhku on ja täna on nii mõnus soe ilm ka. Nii et idekas saab natukene väljas viibida. Ma olen muidu juba kassin seal toas ära. Oh my god, siuke vaade koduaknast. Neid on nii palju. Ma nägin ka ratas ainult ühte känguru. Ma pole neid nii ammu näinud. Kuna siin Küünesalongi juures oli kohe trammipeatus, siis mõtlesime, et läheks hoopis trammiga, sest et me oleme praegu vist siin või? Oleme või? Ma ei tea, igastahes oleks vaja minna siia ja me tulime siit, kuigi me tulime taksoga. Aga ikkagi nüüd me proovime trammiga minna. Polegi sellega siin kordagi veel sõitnud. Ütlete, mis kell see tramm läheb, aga lähme vaatame. Küünesalong oli seal ja trammipeatus on reaalselt siin. Nii et miks mitte saada üks elamus ja minna trammiga 4 minuti pärast. Väga nice. Meil on Fremantlis 2 tundi aega, sellepärast et me lähme rendiautoga järgi ja see on Fremantlile väga lähedal ja Fremantel on tegelikult mega ilus koht. Seal on mega nõinud kohvikud ja suur market ja ilus arhitektuur. Seega ma arvan, et ongi mega lahe seda minna uudistama ja täna on nii mõnus sossu ilm ka. Ägedad majad ja mul ei ole üldse tunnet, nagu ma oleks Austraalias. Väga siuke euroopalik vibe on siin. Käisime kohvikus ja ega tegelikult ei olegi väga rohkem aega, et ringi vaadata ja kuna ma ei ole veel nagu nii terve ka, siis ma arvan parem on minna koju ja puhata. Ja nagu nii on vaja nüüd kohvrid lahti pakkida ja kõik see. Igal juhul väga mõnus päike on, ma nii naudin. Mingi auto käes ja nüüd liigume tagasi Ellenbrooki. Siin on mingi tund ja 10 minutit. Ei ole täna väga palju filminud. Täna on laupäev. Reede, jah, täna on reede õhtu ja minu tänane tegevus oli see, et ma käisin ühte klienti tegemas meiki soengut ühele naisele. Ta mehel oli 50 aasta juubel ja siis ta tahtis, et temaga näeks hea välja ja siis ma tegin talle lokisoengu ja sellise kergelt smoky sädeleva silma ja nüüd ma vegeteerin kodus, lihtsalt olen, tegin endale enne kuuma kakaod ja olen lihtsalt meigi videosid vaadanud YouTube'ist. Mul väga nagu energiat ei ole, ma lihtsalt üritan uueks nädalaks ennast võimalikult terveks saada. Ja homme on ka plaan minna siis linna, siis mul on vaja minna osta mikrofon, mul on vaja mingit outfit'i esmaspäevaks content päevale ja siis ma tahan vaadata endale meigikitti mingeid uusi asju. Mul mingid asjad on täiesti otsa saanud ja tahaks mingeid asju nagu uusi. Nii et lähme vaatame Sephorasse ja Mekasse. Ja siis mul on üks klient ka homme. Ka üks Eesti tüdruk, Karin, kes on mul juba mitu korda varem ka meigis käinud.
ja temaga oli huvitav see, et tema käis mul meigis kunagi Tartus. Ta oli mul nagu vist üks mingi, mitte päris esimene klient, aga kui ma alles alustasin Tartus, siis ta käis mul meigis ja siis ta kolis nüüd Aussi ka Berti. Ja siis kui ma tulin nüüd Berti working holiday'd tegema, siis ta oli kohe kirjutas, et mida nii äge, et sa oled siin, et nagu tuled mulle meiki ja nii äge. Ma saan inimesele teha meiki nagu nii suure ajalise vahega, et ma alustasin 6 aastat tagasi ja nii huvitav, et me oleme siis nagu täpselt samadesse linnadesse sattunud. Ma võtan nüüd rahulikult, proovin homme teid endaga linna kaasa võtta. See on minu kodune cozy mõnus fit, millega ma tudun ka, sest et Austraalia majades on talviti nii külm ja siin nagu muidu ei ole õues ju nii külm, aga lihtsalt majades ei ole üldse mingit soojustust, seega siin on nagu, läheb nagu jääkambriks ja siis ma ostsin endale siukse cozy mõnusa pidžaama. Muidu ma vist esimeses vlogis ütlesin, et mul oli see toidumürgitus, nii et ma kaotasin 3 kilo, on ju. Ja nüüd mul siin tädimajas on kaal ja ma olen veel -2 kilo kaotanud. Saate aru või? Kas mind jääb üldse alles varsti enam või? Sest no praegu ma olen ka nädal aega haige olnud ja mul ei ole nagu üldseisu. Ja ma olen nüüd kokku 5 kilo kaotanud. Ja ma olen lihtsalt neid kilosid, mis mul on olnud, ma olen neid proovinud niimoodi lihtsalt hoida, et jah, mitte nagu peenemaks minna. Ma tahaks nagu minna natukene nagu suuremaks, sealt nagu lihaste mõttes siis. Mitte nagu üleliia palju, aga lihtsalt mulle meeldiks, kui mul oleks natukene rohkem midagi. Ma arvan, et ma teen endale nüüd ühe mõnusa kuuma kakao ja hakkan filmi vaatama. Ja üritan veel terveks saada nii palju kui võimalik esmaspäevaks. Raske on haige olla. Tüütu on haige olla. Ja muidu meigi tegin endale umbes 9 tundi tagasi. Ainult liplinerit olen värskendanud. Nii et väga hästi on püsinud. Reaalselt kattubi kulmukeel the best. Nagu vapsi pole liikunud ju. Nii hea, nii meeldib. Tähendab mitte kulmukeel, vaid juuksekeel. Kõikidele oma klientidele soovitan. Amazing. Google'is on nüüd uus siuke asi, et sa saad ümiseda laulu ja siis ta leiab sulle selle ülesse. Proovime. Nii. When a good thing goes bad. Isegi tuli õige. Tuli või? Linna minek. Kui olen siis kliendi juurde minek, teen meigi ära, siis ma pean minema tagasi linna ja meelessusko ja siis on koju. Ja mikrofoni ma ei ole siiamaani leidnud. Nüüd vaata siia. Yes. Klient on tehtud. Nüüd lähme tagasi linna, sest mul on vaja veel Sephorast mingid asju. Aga vaadake kui ilus vaade. Mega. Esimene katse mikrofoniga, kus see töötab. Ja vaadake kui nunnu. Ma panin siia selle roosa otsa. Mul on mingi roosa hullust praegu. Oh my god. Ma sain lõpuks mikrofoni tööle. Ja ma teen teile kohe hauli ka, mis ma siis linnast veel ostsin. Mul on endiselt nii vähe energiat ja ma lihtsalt ei jaksa. No tere, ma olen tagasi. Käes on pühapäeva õhtu juba, aga tegelikult ma tahtsin teile teha siis Sephora, Mecca ja üldse mingite meigiasjade hauli, sest ma käisin eile linnas enda töövarusid täiendamas ja ma mõtlesin, et ma näitan siis teile ka, mis ma võtsin. Mecca, ma ei tea, kas see on ainult Austraalia pood või seda mujal ka,
aga see on põhimõtteliselt sama pood nagu Sephora, meigi-asjade pood siis. See on nii-öelda viraalsed siis brändid, mingid asjad, mida nagu Mekas müüdakse, ei müüda näiteks Sephoras, et neil on ikkagi suhteliselt erinevad brändid seal müügis. Siis nagu mõlemast poest 2 peale kokku saab nagu tõenäoliselt kõik. Mis ma siis ostsin? Estee Lauderi Double Wear ümastuskreemi. Seda ma kunagi ammu kasutasin, mulle tegelikult megalt meeldis see, aga siis ma hakkasin katsetama mingeid uusi jumekaid ja siis mul kuidagi nagu jäigi see ostmata ja nüüd ma mõtlesin, et okei, et ma tahan uuesti, sest see oli tõesti üks nagu parimaid, mis ma olen kasutanud, mulle väga-väga meeldis. Nii, mis ma siis veel võtsin? Patrick Ta, hästi ilusad laovärvi siis nagu sädalused. On üks sädaluste komplekt veel Patrick Talt, kus on siis lihtsalt tavaline hõbe ja kuld. Ja kuna mulle see räigelt meeldib, et ta jääb selliste suuremate ilusate tükkidena, siis ma tahtsin, et mul oleks natukene rohkem värve. Aga ja need on siis sellised metallic toonid, väga ilus ja Patrick Ta pakendid, kõige ilusamad asjad maailmas. Siis ma võtsin Blush Duo. Ma vaatan igal pool, kõik kasutavad ta blush'e ja ma ei ole neid veel proovinud. Aga kuna Patrick Ta ise on jumestaja ja mulle räigelt meeldib tema nagu käekiri, tal on hästi selline luksuslik ja hästi nagu niisutatud ja glowy põhjaga meigid alati ja ma pigem eelistan alati jumestajaid, kes on enda meigibrändi loonud, kui see, et kuulsusi, kes on meigibrändi loonud, sest et see kuulsuste bränd tihtipeale mulle lihtsalt tundub, et on nagu raha pärast tehtud, aga kui on päriselt jumestaja loonud, siis ma tean, et ta on tahtnud teha toodet, millega tal oleks endal ka kergem töötada ja ma alati pigem nagu eelistan seda varianti. Igal juhul vaadake, kui ilus, nii ilus. Ja ma võtsin hästi sellised roosad, et tal ongi siin on kreemias ja siin on siis puuder ja väga huvitav on see, et Patrick Ta kasutab ise siis neid põsepunasid niimoodi, et ta kasutab enne kreemiat või tähendab enne puudrit ja siis ta paneb kõige lõpus nagu värskuse lisamiseks, paneb kõige lõpus kreemi, nagu kui tal on juba puuder ja kõik on näos, siis ta alles lisab kreemiat põsepuna, mis on väga huvitav tehnika, peaks ise ka proovima kunagi. Siis ma ostsin Make Up For Everi huulepliiatsi. Kõige lemmikumad huulepliiatsid üldse on need Make Up For Everi Artist Color pentslid. Mega head nagu kreemiad, et peale kanda, et sa ei pea hõõruma reaalselt neid huuli. Mõnega on niimoodi pliiatsiga, et see on nagu nii tugev või nagu see värv ei tulegi sul sealt pealt maha. Et sa pead reaalselt nagu nühkima endal neid huuli, et sellega on hästi mõnus pehme teha, aga samas see ikkagi pliiats püsib mega hästi ja väga kaunid toodet või need värvide valikud on Make Up For Everil, nii et need on mu nagu top pliiatsid. Siis ma võtsin Maybellini Matte Ink mingi kõige heledama tooni lihtsalt, sest et mul oleks vaja lihtsalt vahepeal midagi, mida täiteks lisada siia huule keskele, midagi, mis oleks hästi hele ja seda kulub nagu palju ka. Ma ei ole seda varem proovinud, aga mõtlesin, et ma seekord vaatan, proovin. Siis ma võtsin Natasha Denona concealeri. Selle kohta ma olen ka kuulnud, et väga paljud jumestajad kasutavad, aga ma ei ole ise nagu proovinud seda ja ma ei tea ka kedagi, kes seda oleks nagu ise proovinud sõbrannadest. Ja Brightening, Hydrating, Crease Proof Serum Concealer. NYXil ma mäletan, ma kunagi ammu kasutasin Serum Concealerit ja see oli mul ka üks nagu väga lemmikuid concealerit tegelikult. See seerum seal sees tegi selle concealeri nii kergeks ja silmaalused olid kuidagi nagu palju rohkem niisutatumad kui tavalise concealeriga. Ja eriti kui on vanem nahk, siis on väga hea, kui silmaalune see concealer on hästi kerge konsistentsiga. Aga jah, ma võtsin N6 tooni ehk siis tumedama, sest et mul heledaid concealereid on, aga kuna siin Austraalias mõned kliendid on nagu tumedama nahaga veits,
siis on hea, kui oleks midagi tumedamat ka ikkagi olemas. Ja siis ma saan miksida heledaid ja seda tumedamat omavahel. Siis ma võtsin ühe Patricta concealeri ka. Kuna mul on Patricta jumestuskreem, siis ma tahtsin lihtsalt proovida, et kuidas need tooted omavahel kokku lähevad. Et tavaliselt on hea, kui sul on põhjatooted on kõik ühe brändi omad või mingi ühe nagu seeria omad, sest et üldjuhul siis on need nagu töötatud välja ka koos töötama. Et iga jumestuskreem ja concealer või näokreem ei sobi omavahel kokku. Et kui oled näiteks algaja, siis soovitangi võtta ühe brändi tooted ja proovida teha põhja sellega. Ja selle ma võtsin toonis Light Neutral One, mis võiks olla midagi sellist, mis enamus inimestele sobib. Mõtlen siis klientide mõttes ja ta on ka vähe nagu heledam, aga siis ma saan miksida seda mingi tumedamaga. Ja siis ma võtsin One Size Secure the Glow Primeri. Tahaks proovida. Ja siis ma võtsin täiesti suvalise, see on see L'Oreali pruuni silmapliiatsi. Pruun silmapliiats on ka asi, mida kulub nagu väga-väga palju. Ja see oli minu haul, meigiasjade haul. Ja nüüd ma hakkangi katsetama enda peal enne homset, et võib-olla ma tahan modelli peal nende toodetega midagi teha, et siis ma enne katsetan enda peal, et ma tean, et kõik töötab ja lihtsalt nagu põnev on, et ma tahaks juba näha, kuidas need tooted naha peal jäävad. Nii et ma hakkan sellega nüüd tegelema ja siis mis ma veel tegin homse jaoks on see, et ma printisin välja erinevad moodboardid, et fotograafil oleks sees ja modellidel oleks sees, et mis lukke ja mis asju me seal nagu tegema hakkame. Ja siis ma printisin välja enda tehtud jumestused, et siis ma saan panna nendega. Nendega ma tahan panna siis nagu stange peale rippuma enda tehtud meigitööd. Ja siis ma ostsin ka neid totse, et ma saaks panna seina peale meigipildid kleepida, et siis on natukene mingit dünaamilisust ja fun'i seal valgete seinade vahepeal ka. Igal juhul, jah, ma hakkan nüüd kohe sööma, siis ma hakkan meiki läbi katsetama ja siis juba homme ongi content'i päev. Ja ma arvan, et ma siinkohal lõpetan selle blogi ära ka. Ma väga loodan, et ma jõuan see nädal ilusti selle blogi kokku monteerida ja ülesse panna. See on natukene veel küsimärgi all, aga mingi hetk ma selle blogi kindlasti üles panen, sellepärast ei pea muretsema. Nii et mul on väga hea meel, kui sa vaatasid seda videot ja ma loodan, et siin tuli ka üldse mingit content'i. Mõnusat olemist ja näeme järgmises videos.